Kui sa ostad digitaalse mängu, eeldad sa, et see kuulub sulle. Aga praegu Montreali serveris on olemas hävituslüliti. Koodijupp, mis on spetsiaalselt loodud selleks, et kustutada mäng, mille eest sa maksid, nii et tundub, nagu seda poleks kunagi olnudki. Ei mingit hoiatust, ei mingit tagasimakset, lihtsalt kadunud. Mängutööstus ütles Euroopa Liidule, et selle lüliti peatamine on tehniliselt võimatu ja maksaks miljoneid. See pole lihtsalt eksitus, see on vale. Ja väike grupp mässulisi insenere tõestas just, et neid mänge saab päästa peaaegu tasuta. Miks siis tööstus seda ei tee? Nagu iga hea mõistatus algab ka see mõrvaga. Esimene peatükk, The Crew hukkamine. Ubisoft avaldas täpselt, mida nad oma mängijatest arvavad 2024. aasta 31. märtsil. See oli päev, mil nad lülitasid välja The Crew nimelise ainult internetis mängitava võidusõidumängu, mis oli kestnud peaaegu 10 aastat. Lihtsalt niimoodi oligi see kadunud. Miljonid mängijad jäid äkitselt mängust välja ilma võimaluseta tagasi pääseda. Põhjuseks eelseisvad serveritaristu ja litsentsipiirangud. See oli tüüpiline ebamäärane korporatiivne jutt ja see oleks ehk vett pidanud, kui Ubisoft oleks lihtsalt serverit sulgenud. Aga nad jätkasid. Sama aasta aprillis hakkas Ubisoft oma Ubisoft Connect teenuse kaudu mängijate litsentse tühistama. Nad kasutasid digitaalsete õiguste haldust ehk DRM-i, et takistada mängijatel mängufailide allalaadimist või säilitamist, mõnikord ilma igasuguse tagasimakseta. Niile, kes ei mängi nii palju online-mänge, kujutage ette, et lähete restorani ja tellite võileiva. Teete ampsu ja olete juba poole võileiva peal. Kui kokk tuleb köögist välja, haarab ta teie võileiva ja sööb selle teie silme all ära. Ja veelgi hullumeelsem on see, et see juhtub kuidagi kõigi restoranis viibijatega samal ajal. Aga see on midagi enamat kui lihtsalt kahtlase ajalooga ettevõte, kes petab oma klientidelt välja $60–80 tüki pealt. See on äärmiselt ohtlik pretsedent kogu mängutööstuse jaoks. Üks fänn Redditis ütles, et see oli kõige kurvem ja halastamatum otsus, mida ma mängude ajaloos näinud olen. Teine nimetas seda jälgiks käitumiseks, mis ei tohiks enam seaduslik olla. Ja nagu Engadget ütles, on see meeldetuletus, et meie kui tarbijad ei oma mitte midagi. Me elame maailmas, kus voogedastusteenused võivad lihtsalt eemaldada armastatud sarja, sest see tõmbab liiga palju tähelepanu nende kallistelt uutelt väljaannetelt. Või võib stuudiojuht sõrmi nipsutades filmi lihtsalt maksusoodustuse nimel ära kaotada. Kas selline samm võib viia videomängud samale libedale teele? See ei ole interneti paranoia. 2024 aasta alguses ütles Ubisofti tellimuste direktor Philippe Tremblay avalikus avalduses. Me nägime, et mängijad on harjunud oma mänge omama ja neile kuuluvad need. See ongi see tarbijate muutus, mis peab aset leidma. Inimesed harjusid ära, et neil ei ole enam CD ega DVD kollektsiooni. Mängude puhul on see muutus olnud natuke aeglasem tulema. Seega on asi selles, et inimesed tunneksid end mugavalt ka siis, kui mäng neile ei kuulu. Lõppude lõpuks teenivad tellimisteenused ettevõtetele palju rohkem raha kui ühekordsed maksed. Kui nad otsustavad, et sa ei tohi enam seda mängu mängida või isegi selle failidele ligi pääseda, siis on see sinu probleem. Mida sa siis teed? Lähed foorumitesse kaebama, pommitad nende Steam'i-lehti negatiivsete arvustustega. Neid see ju ei huvita. Aga seekord oli teisiti. Ubisofti otsus The Crew kustutada oli viimane piisk karikasse. Seekord otsustasid mängurid tõesti midagi ette võtta. Siin tuleb mängu Ross Scott, eluaegne mängur ja mašiinimalooja Baton Rouge'ist Louisianast. Ta on suure osa oma täiskasvanu elust olnud mängukunsti säilitamise tulihingeline eestkõneleja. 2019. aastal nimetas ta mänge kui teenust, mitte kui toodet, pettuseks. Ja pärast seda, kui Ubisoft lülitas The Crew mängu välja, oli ta üks häälekamaid vastuhääli sellele, kirjeldades seda kui rünnakut nii tarbijaõiguste kui ka meedia säilitamise vastu. On loogiline, et just tema alustas liikumist Stop Killing Games, millel on konkreetne ja teostatav eesmärk. Et viia see probleem kohtusse ja survestada päris seaduste kehtestamist, mis takistaksid videomängude väljaandjatel mänge hävitamast ja kliente maha jätmast puhta kasumi nimel. Ja kui kunagi pidi tulema ideaalne murdepunkt, siis see olekski The Crew. See toimis suures osas üksikmängija kogemusena, millel oli võrgufunktsionaalsus ainult selleks, et säilitada pidevalt aktiivne DRM. Kui seda allakäiku ei suudetud seal peatada, siis ei suudetud seda üldse peatada. Nii et mängutööstuse tuleviku lahinguväljaks saab olema Euroopa Parlament. Tundus, et Stop Killing Gamesil oli raudkindel argument, mille taga olid miljonid allkirjad veebitoetajatelt ja tõeline hoogne liikumine. Aga ka mängutööstusel oli varuks oma trumbid. Teine peatükk. EL-i kuulamise telgitagused.
16 aprillil 2026 viisid Ross Scott ja Moritz Katzner oma võitluse otse EL-i parlamendi kuulamisele, kust neil oli ainulaadne võimalus oma juhtumit esitada. Vaid 2 aastaga kogus see enneolematu hulga rohujuure tasandi toetust tarbijatelt, kellel oli kõrini sellest, et mängutööstus kohtleb neid kui rahamasinaid. Euroopa kodanikualgatusena oli see 2025 aasta keskpaigaks kogunud juba 1,25 miljonit allkirja. Piisavalt, et täita Rooma Kolosseum 25 korda. Ja hoolimata mõningatest vastuseisjatest veebikogukonnas ei olnud seda võimalik pidurdada. Ja kuigi kampaaniate läbiviijate ja EL-i seadusandjate tehnilise arusaamise vahel oli tõkke, tundus, et Ross ja Moritz suutsid oma seisukohta edukalt kaitsta. Konsultant Daniel Andruska ütles, mängud, mis loodi 20 aastat tagasi, töötavad siiani. Mängud, mis loodi 3 aastat tagasi, ei tööta. See on disaini otsus, see on äriline otsus. Ühe lausega jõudis Andruska selle tumeda tõe tuumani. Asi ei ole teatud tüüpi mängude käivitamise loomulikes piirangutes. Asi on kavandatud vananemise ähvardavas varjus. Ross mainis väikest osa mängu eelarvest, mis on mõeldud elutsükli lõpu planeerimiseks, kuid need numbrid on sageli ebatäpsed, sest arvestatakse funktsioone, mis ei kehti võrguühenduseta mängude puhul. Kuid kuigi liikumisel Stop Killing Games on piisavalt toetajaid, et panna seadusandjad tähelepanu pöörama, saab iga võitlus mitmemiljoniliste ettevõtetega olema raske ja keeruline. Küsimus on selles, millist õigustust nad üldse saaksid oma tarbijavaenulikele praktikatele anda. Vastus on kaval. Kasutades tehniliste õigustuste laviini, et vestlust üle ujutada, mitte seda selgemaks muuta. Kui keel on piisavalt keeruline, ei pruugi seadusandjad ja avalikkus olla tehniliselt piisavad kirjaoskajad, et sellest aru saada. Video Games Europe ametlikus avalduses öeldi muuhulgas, et eraserverid ei ole mängijatele alati elujõuline alternatiivne võimalus. Kuna kaitsemeetmed mängijate andmete turvamiseks, ebaseadusliku sisu eemaldamiseks ja ohtliku kogukonnasisu vastu võitlemiseks puuduksid ning see jätaks õiguste valdajad vastutavaks. Paljud mängud on loodud ainult veebis mängimiseks. Sisuliselt piiraksid need ettepanekud arendajate valikuvabadust, muutes nende videomängude loomise ülemäära kalliks. Selles on palju valesti ja me saame seda põhjalikult lahata nende saladuste abil, mille oleme suutnud välja kaevata. Aga üks osa paistab eriti nõrgana, sest selle probleemi keskmes on lihtne idee. Mänge ei tohiks hüljata ilma elutsükli lõpuplaanita, mis asendaks ainult veebipõhise DRM funktsionaalsuse. Oht seisneb siin selles, et teadmiste tasakaalutus kaldub ettevõtete lobistide kasuks. Poliitikud on oma loomult ettevaatlikud ja muutustele vastumeelsed. Kui ettevõtted suudavad kasutada mängutööstuse ja nende toksiliste süsteemide seotuse ideed, võivad nad poliitikutele kergesti puru silma ajada. Keegi ei taha olla see poliitik, kes allkirjastas seaduse, mis viis majandussektori kokkuvarisemiseni. Just seda hirmu nad sellise retoorikaga kõigi meeltesse külvata tahtsidki. Kui tahame näha tõde, mis peitub kogu enesele kasuliku korporatiivse keerutamise taga, peame vaatama mängude sees olevat koodi. 3. peatükk. Tapplüliti anatoomia. Mängu ja selle serverite väljalülitamine ei ole nagu selle karpi panemine ja kojuminek. See on pigem nagu õige juhtme läbilõikamine aktiivset pommi kahjutuks tehes. Üks vale liigutus ja sa võid ohustada mitut mängu, milles sa tahad endiselt raha välja imeda. Keskmin veebipõhine live-teenusega mäng töötab natuke enam kui 500 mikroteenuse ja olekukontrolli najal. Ainult Ubisoftil on üle maailma andmekeskused, mille keskserverid asuvad Montrealis. Need haldavad kõiki Ubisofti aktiivseid mänge ja need on kõik omavahel seotud. Mida see tähendab? Lihtsalt öeldes tähendab see, et nende ettevõtete jaoks on väljalülitusmehhanism palju keerulisem ja palju kallim, kui nad kunagi tunnistaksid. Me räägime sadadest tuhandetest dollaritest. Selle tiheda mikroteenuste võrgu lahtiharutamine on võrreldav sellega, kui lammutada pilvelõhkuja alumised 24 korrust, lootes, et ülemised 40 jäävad püsti. Üks vale samm võib ohustada mitut serverit ja seada miljonid dollarid ohtu. Miks siis riskida? Serverid, eriti koos mikrotehingutega, võivad endiselt olla kasumit teenivad ettevõtmised. Elava teenusega mängu sulgemine ja kõigi litsentside tühistamine võõrandab selle käigus maksvaid kliente. Kas see on seda väärt? On selge, et siin tegutsevad jõud, millest naru ei saa. Motiivid ja stiimulid on peidetud klassikalise ettekäände taha. Sellise süsteemi töös hoidmine on lihtsalt liiga kallis. Siiski ei nõua liikumine Stop Killing Games isegi seda, et mängutööstus pakuks serverituge igavesti. Üks liikumise Stop Killing Games nõudmistest on see, et igal elava teenusega mängul oleks elutsükli lõpuplaan. See tähendab, et mängu võiks täiendada nii, et seda saaks nautida ka võrguühenduseta või anda sõltumatutele arendajatele vahendid omaenda serverite avamiseks. See on veel üks asi, mille kohta igal ettevõttel näib olevat 1000 vabandust.
sellise funktsionaalsuse lisamine muudab arendusprotsessi põhimõtteliselt, rääkimata sellest, et see lisab arenduskuludele miljoneid juurde. Ja me võiksime sellele isegi kaasa tunda, kui meil ei oleks juba lõplikku tõestust vastupidise kohta. 4. peatükk, Velini plaan. Kõik väited selle kohta, et suurte kirjastajate nagu Ubisoft jaoks on avatud lähtekoodiga tööriistele väljastamine võimatu, kukuvad kokku kohe, kui vaadata, mida on juba tehtud, sest palju väiksem stuudio, Velin Studios, on selle juba ära teinud. Ja nad võitsid mängurite südamed kõikjal. Kui nende armastatud kultuslik mitmikmäng Knockout City sulges oma serverid 2023 aasta juunis, arvasid mängijad, et see on lihtsalt järjekordne paljutõotav live-teenus, mis lõpetatakse. Kuid seekord pidi kõik olema teisiti. Väga teisiti. Selle asemel, et muuta hüvasti jätuüritus vaikseks ja tagasihoidlikuks väikese kirjaga teateks, otsustas Velin teha sellest suurejoonelise tänuürituse oma fännidele. Oma lahkumisürituse osana korraldasid nad isegi lõppvõistluse, mille auhinnafond oli $25 000. See oleks iseenesest juba kena žest, kuid nad olid valmis minema veelgi kaugemale ja ületama selle käigus 10 korda suuremaid ettevõtteid. Enne kui mäng lõpetati, andsid nad selle välja iseseisva Windowsi käivitatava failina koos privaatserveri toega. See tähendas, et igaüks, kellel on piisavalt teadmisi, sai igavesti tasuta oma serveri teha. See on piisav, et tekitada kõrgetasemelises mängutööstuse juhis paanikahoog. Velin määras arendajate meeskonna mängu muutma selle privaatserveris hostitavaks versiooniks. Nad eemaldasid litsenseeritud sisu, võtsid välja rahateenimise süsteemid ja kujundasid selle ümber millekski, mis suudaks iseseisvalt eksisteerida. Ja raportite kohaselt oli selle maksumus vaid umbes 0,5% mängu kogu arenduse eelarvest. Kogu protsess võttis aega 3 kuud, kuid selle käigus andis see mängule surematuse. Velin Studios turundusdirektor Josh Harrison arvab, et see oli väärt investeering. Ta ütles, et see oli kõige olulisem asi, mida me tegime, et mõjutada mängu sulgemise positiivset vastuvõttu. See sai suurepärast kajastust meedias, mängijatelt tuli häid reaktsioone ning lõpuks hoiab see mängu, mille nimel kogu stuudio nii palju vaeva nägi, igavesti elus, isegi kui serverid on võrguühenduseta. Kui üks indie arendusstuudio suudab teha sellise sulgemisjärgse paiga, siis miks ei suuda seda teha miljardifirma nagu Ubisoft? Kui seda küsimust esitatakse, siis harva vastatakse sellele otse. Selle asemel vahetatakse taktikat. 5. peatükk, turvalisuse müüt. Üks nõrgemaid argumente liikumise Stop Killing Games vastu on väide, et avatud lähtekoodiga paranduste avaldamine lõpetatud mängudele tooks kaasa tohutuid turvariske ja annaks häkkeritele suure eelise. Üks selle väite peamisi pooldajaid on vastuoluline mänguarendaja ja interneti isiksus Jason Thor Hall, tuntud ka kui Pirate Software. Kuigi lähtekoodist loodud privaatserverid peaksid paratamatult tegelema pahatahtlike kasutajatega, ei ole see piisav õigustus, et pärast toe lõpetamist parandusi üldse mitte välja anda. Arvestades pettuste vastase tarkvara pidevat arengut erinevate mängude vahel, on ebatõenäoline, et häkkerid suudaksid seda kasutada teejuhina mängude häirimiseks, millel on aktiivne serveri tugi. Kuigi koodi varjamine järgib nimene turvalisus läbi varjamise doktriini, on sageli välja toodud, et see on pigem turvalisuse illusioon kui tegelikud aktiivsed meetmed selle tagamiseks. Tõsiasi on see, et üks suurimaid lõkse mänguarendajate jaoks võib olla miski, mida nad isegi tunnistada häbenevad. 6. peatükk, vahevara lõks. On olemas üks ülimalt oluline osa kaasaegsest mänguarendusest, millest me siin oleme ümber nurga rääkinud, ja see võib olla kogu selle asja lahendamise võti, vahevara. See on omamoodi eritellimusel eelvalmistatud sild mängumootori ja mõnede seotud digifunktsioonide vahel, alates animatsioonist kuni helini. Mõned programmeerijad võrdlevad vahevara isegi omamoodi tarkvaraliimiga. Mõtle Havokile, Wise'ile, Autodeskile ja Nvidiale, ja see pole sugugi väike osa tervikust. Kõigi nende väliste ettevõtete poolt litsenseeritud vahevara võib mõnikord moodustada 15–20% elava teenusena töötava mängu koodibaasist. See on koht, kus Stop Killing Gamesi liikumise utoopilised ideed põrkuvad vastu liigutamatut seina. Kui tegemist on serveripoolsesse koodi põimitud patenteeritud vahevaraga, siis arendajad ei oma seda ning meil puudub ka seaduslik õigus seda edasi levitada. See on mürgitatud pill, mis peitub live-teenuse koodi sees. See tähendab, et kõige otsesemas mõttes ei oma sa mitte ainult ise seda mängu, vaid ka need, kes selle sulle müüsid, ei oma seda täielikult. Need ettevõtete vahelised lepingud lämmatavad kõik ja purustavad tarbijate ostuõigused selle käigus. See tänapäeval tööstusele omane praktika ongi see, mis muudab live-teenuse tööstuse olukorra mängurite jaoks nii tõsiseks. Aga me peaksime tõesti küsima, kui hull see siis on? 7. peatükk, ellujäämismäär. Praeguses seisus on live-teenuse mängud mullis, mis on just lõhkemas.
83% live-teenuse mängudest, mis on alates 2020 aastast välja tulnud, on 3 aasta jooksul suletud. Stop Killing Games peab tegelikult suurinud mängude kohta jooksvat arvestust. 2026 aasta aprilli seisuga on mängude arv, mida pole enam võimalik mingil moel mängida, 441. 2026 aastal on Sony oma praeguseid live-teenuse plaane oluliselt tagasi tõmmanud tänu kehvadele tulemustele. Kui oluliselt? Nad tühistasid tegelikult 8-12 lubatud live-teenuse mängust, mis pidid ilmuma 2025 aastaks. Ja see pole ainult Sony. Kogu tööstuses on läbikukkunud mängud jõudnud pealkirjadesse, nende hulgas The Cube Save Us, High Guard, Concord ja 2018 aasta Radical Heights. Mis need kõik ühendab? Hoolimata miljonitesse ulatuvatest eelarvetest ei kestnud neist ükski kauem kui 6 kuud. Need mängud on tõelise eksistentsiaalse kriisi keskel, mängude apokalüpsis, mis jätab tuhandete arendajate aastatepikkuse töö sisuliselt olematuks. Praegu tundub, et EL võib olla viimaseks kaitseliiniks tervele digitaalse meedia põlvkonnale. Aga kui palju on siin tegelikult kaalul? 8. peatükk, viimane parandus. Praegu oleme teelahkmel, mitte ainult mängude tuleviku, vaid kogu digitaalse meedia jaoks. Kas liigume maailma poole, kus millegi eest maksmine tähendab, et see kuulub sulle kogu eluks? Või hoopis sinna, kus ostmine on tegelikult lihtsalt keerulisem rentimine? Sest praeguse mudeli järgi võib iga mäng, film, e-raamat või tarkvaratükk kaasneda varjatud tingimus. Ja selle saab igal hetkel käiku lasta. Meil on üsna hea ettekujutus, millisesse tulevikku me siseneme 2026 aasta keskpaigaks. Kohe pärast ärakuulamist avaldatud esialgse päevakava kohaselt on 27. juuli, mil komisjon annab ametliku vastuse seadusandlikule ettepanekule. Aeg praegusest hetkest kuni selle ajani kujuneb tõeliseks närvide mänguks mitte ainult mängufännide, vaid ka digitaalõiguste eest seisjate, meediasäilitajate ja ettevõtete jaoks, kes püüavad oma kasumit maksimeerida. Ärakuulamine läks palju paremini, kui paljud ootasid, kus Ross ja ülejäänud meeskond esitasid liikumise taga olevate moraalsete põhimõtete poolt veenva argumendi. Kuid saatus on endiselt kaalul. Kui asjad lähevad hästi nii Stop Killing Gamesile kui ka mänguritele üldiselt, on võimalik, et see liikumine aitab suruda teenuse lõpetamise standardid käsitleva sätte eelseisvasse digitaalse õigluse akti. See on tarbijaõiguste seaduseelnõu, mis on loodud spetsiaalselt inimeste kaitsmiseks veebiruumis. Sellise raamistiku alusel ei ilmuks pärast teatud kuupäeva välja antud mängud lihtsalt ja ei kaoks siis teadmatusse. Neil oleks kohustus olla varustatud korraliku toe lõpetamise plaaniga. Isegi kui serverite tugi lõpeks, jääks mängijatele mingil kujul alles nende ostetud mängud. Sellel mündil on ka teine pool. Komisjonis on olnud mõningaid sosinaid DFE-kärbete tegemise kohta. Mure on selles, et liiga palju regulatsioone muudaks nad oma välismaiste konkurentidega võrreldes majanduslikult vähem konkurentsivõimeliseks. See on suurtele korporatsioonidele üsna ahvatlev ideoloogia ning tegelikult on see ka suuresti vastutav tarbijate õiguste vähenemise eest Ameerika Ühendriikides. Kui see filosoofia võidab, läheb kogu Stop Killing Gamesi tehtud töö peaaegu tühja. Ross on öelnud, et tema arvates on tal Euroopa Liidus palju paremad võimalused kui USA kohtutes. Kummale poole pendel kaldub, ainult aeg näitab. Tulevik on praegu veel meie kätes. See, mis edasi saab, võib otsustada, mida üldse tähendab millegi omamine digitaalses maailmas. See on vaid videomängutööstuse pahatahtlike tegevuste jäämäe tipp. Uuri, kui salakavalad videomängufirmad tegelikult on ja miks EA kardab uut Simsi mängu välja anda, või vaata hoopis seda.